raadios Retro FM. Stuudios Rauno Märks ja Maris Kõrvits. Tere ilusad varahommikut, on teisipäev kätte jõudnud, on 16. mai kalendris, kell on 6 ja 4 minutit ja Retro FMis algab hommikuprogramm. Tere hommikust, Varenärke ja Marisele ka tere hommikust. Tere hommikust. Kiidan oma und, mis oli võrreldes eilsega hoopis teistsugune, sügav, pikk, magus ja oluliselt parem. Tänan ka linde, kes vaatamata lahtisele aknale leidsid koha kuskil mujal oma seadused ära teha. Ja sinu aknaalune kontsert sai läbi? Sai läbi ja ju läksid siis naabri juurde edasi, võib-olla on sellisel väiksel mikrorajooni tuuril. Iga aknal mõnel ööl laulavad oma kaunit, ent tüütut viite. Ja sa oled puhanud, tahtsid öelda? Ma tahtsin öelda, et ma võib-olla isegi veel oleks maganud veel paar head tundi otsa. Aga kõik see, mis sai voodis oldud öösel, et selleks asja ette jah, et on küll parem olla. Alati saab ju öelda, et ma ei kuulnud kella. Mõtle, ärkad üles, vaatad, kell on, ma ei tea, mis kell sa ärkad hommikul, vaatad seda tabloo peal olevat numbrit, paned kinni, magad edasi ja mõtled, et täna ma teengi sellise päeva, et ma ütlen, ma ei kuulnud kella. Ja lihtsalt lasedki üle. Ei kõla üldse minu moodi. Ega see jutt oli mulle ka praegu võõras, aga ma üritasin praegu kuidagi välja mõelda midagi, mis oleks lahendus. Ja mis oli veel tegelikult öösel hea, et ilm ei jahtunud maha. Et kui veel eile öösel temperatuur langes varahommikul 4 kraadi peale, vähemasti niimoodi toatermomeeter näitas, kui ma pasteedi sai endale töö juurde kaasa tegin, siis täna hommikul oli täpselt samas situatsioonis kraadiklass pluss 14. Võib-olla sa liigutasid ennast kiiremini, et tõmbas kuidagi kuumaks. Et selles mõttes, et ideaalsed magamistingimused, et väga hea uni oli ja ma vaatan, et teisipäev on ka selline sombune ja hall, et päike ei paista varahommikul silma. Võib-olla siin-seal sajab vihma ka, et hetkel ei oska kõik Eestimaa paikasid niimoodi üle vaadata. Õues oli üpris soe, vaadates eile tänast ilma ette, siis mulle tundus igasugustest näidikutest, et alates kella 10 kuskil kella 2 ainult sajabki. Hetkel ilm.ee ühtegi vihma ei näita, küll on aga väga pilves ilm siin praktiliselt üle terve Eesti, võib-olla Kunda ja Narva on veel jäänud ja Narva-Jõesuu ka nii-öelda selgemaks, aga teised paigad on pilves ja täna on siis hooti vihmane, on ka äikesoht, kohati on sajuhood intensiivsed ja hilise õhtul jääb siis sajuhooga arvemaks. Õhutemperatuur on täna 12–18 kraadi. Nii palju siis sissevaatuseks tänasesse päeva, aga kõik ülejäänud detailid kohe varsti Retro FMist. Monday night and I feel so low. I count the hours but they go so slow. I know the sound of your voice can save my soul. City lights and streets of gold. Look out my window to the world below. Move so fast but it feels so cold. And I'm all alone. Me that I'm losing my mind. Baby, just give me a sign. And now that you're gone, I just wanna be with you. And I can't go on. I wanna be with you. Wanna be with you. I try to smile. I know the touch of your hand can save my life. Don't let me down. Come to me now. I got to be with you somehow. And now that you're gone, I just wanna be with you. And I can't go on. I wanna be with you. Wanna be with you. Don't let me down. Come
without you now. I can't go on. I just wanna be with you. And now that you're gone, I just wanna be with you. And I can't go on. I wanna be with you. Wanna be with you. Now that you're gone, I just wanna be with you. And I can't go on. I wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. hommik raadios Retro FM. Stuudios Rauno Märks ja Maris Kõrvits. Head teisipäeva algust, täna 16. mai ja mida päev kaasa on toonud mõningad teemad, millel peatume. tere hommikust. Tere hommikust. Täna on joonistamise päev või siis joonistamispäev ja parim viis selle päeva tähistamiseks on ikka see, et sa võtad paberi ja pliiatsi või siis midagi suuremat ja kukud joonistama. Väga mõnus tegevus on. Rahustav jah. Rahvusvaheline valguse päev on täna. See päev on kutsutud ellu selleks, et tähistada valguse ja valguspõhiste tehnoloogiate panust erinevatesse eluvaldkondadesse ja sealhulgas kunsti ja kultuuri, haridusse, meditsiini, kommunikatsiooni, teadusesse ja säästvasse arengusse. Pane oma LED-lambid põlema siis. Las põlevad, need võtavad vähe voolu. Täna on rahvusvaheline tsöliaakia päev ja tsöliaakia on siis gluteenist põhjustatud eluaegne autoimmuunne geneetilise eelsoodumusega haigus. Meil on täna plaanis rääkida sellest teemast pikemalt ja me loodame, et meil tuleb külaline ka, kes oskab rääkida meile täpsemini, mida see tähendab. Tsöliaakia spetsialist on siia poole teel. Augustamise päev on täna ja selle päeva eesmärk on tõmmata tähelepanu keha augustamisele kui kunstiliigile. On sul kuskil mõni auk? Augustatud masinaga tehtud auku oma teada mitte. Mul on kõrvas augud, aga need ei ole tehtud masinaga. Need ma tegin ise, kui ma olin teismeline nõelaga. Sest nii väga tahtsin endale kõrva auke saada, et saaksin kõrvarõngaid kanda. Ja kusjuures kõrvarõngaid mul ka ei olnud tegelikult mitte kuskilt võtta, sest need ei olnudki kuskilt saada. Oli 2 varianti, kas sa võtsid juukseharja ja tõmbasid sealt seest ära pii sellise rauast. Vanasti nagu olid need harjad, mitte kammid on ja siis sa panid selle endale kõrvarõngaks või haaknõela. Aga peaasi, et see midagi kõrva panna. Grillipäev on täna. Ura. Öeldakse, et esimene asi, mis ütleb meile, et käes on suvi, on grillilõhn. Mimoosa päev on täna. Öeldakse, et mimoosa joomine on justkui mullitava päikese rüüpamine. Paljudele inimestele ongi see iga hommikune lonks. Kelnerite päev on täna ja biograafide päev ning palju sünnipäevasid. No väga kirjud eluvaldkonnad. Sai siis teemadena läbi lastud, aga sünnipäev on ka päris huvitavatel inimestel, et kõik sündinud samal päeval, aga eluteed kõigil pead erinevad. Hakkame noorematest pihta. Eesti 10-võistleja Kristjan Rosenberg saab täna 29-aastaseks. Eesti jalgpallur Karol Mets on täna sünnipäevalaps, saab 30. Eesti näitleja Pär Oja saab täna 34-aastaseks. Palju õnne. Megan Foxil on täna sünnipäev. Ameerika näitleja, endine modell, seltskonnastaar saab täna 37. Eesti moekunstnik Liisi Eesmaa on sünnipäevalaps, kes saab 39-aastaseks. Itaalia laulja Laura Pausini saab täna 49-aastaseks. Tori Spelling Beverly Hillsist, Ameerika näitlejanna Aaron Spellingu, mis ta oli lapselaps või legendaarne seriaali tegija või laps. Jah, laps jah, 50. Tori Spelling täna 50-aastane. Tervitusega Ameerikasse Eha Urpsalule, kes on täna sünnipäevalaps, saab 51. Lähed või? Tahaks minna, aga ei saa. Töö on vaja teha. Eha, kui kuuled, siis Rauno võtab kutset. Ja, või kui oled siia poole teel, siis tule astu läbi. Indrek Treufelt täna sünnipäevalaps, Eesti ajakirjanik, riigiametnik, õppejõud, saab 54-aastaseks. Ameerika rockmuusika ansambli Nirvana bassimängija Chris Novoselic tähistab täna 58. sünnipäeva. Ansambli Heaven 17 laulja Glenn Gregory on täna 65-aastaseks saanud ja inglise kitarist helilooja ansambel King Crimson liider Robert Fripp on 77-aastaseks elanud siis tänase päeva seisuga.
Sünniaastapäev on meie uudistelugeja Meelis Karmo vanaisal, Heldur Karmol, legendaarsel luuletajal ja laulutekstide autor. Heldur suri aastal 1997. Küll aga on elus, ma loodan, et ka tervise juures Janet Jackson. Michael Jackson õde ja Ameerika lauljanna saab täna 57-aastaseks ja Retro FMist temale siis siit laul nimega Whoops Now. Kuulame. raadios Retro FM. Stuudios Rauno Märks ja Maris Kõrvits. Teisipäev Retro FMi kuulaja jaoks siis terminali teisipäev on kätte jõudnud, on 16. mai. Terminali teisipäev tähendab siis seda, et keegi teisipäeviti saab endale palju kütust. Hetkel on siis kütuse jackpot kerkinud 150 euroni. Aga pärast poole räägime täpsemalt, millega on tegu. Või vaata Retro FMi kodulehelt retrofm.ee. Tere hommikust, tänased värsked ajalehed on minu käest, enne noppeid alustan Eesti Päevalehest ja kohe ka väikese statistikaga. 586 400 inimest vanuses 15–74 aastat oli Eestis tänavu esimeses kvartalis hõivatud täis tööajaga ja 110 200 inimest osalise tööajaga. Ja osaajaga hõivatute arv ja osakaal on 2021. aasta teisest poolest järjest kasvanud, ulatudes nüüd juba 15,8% kõigist hõivatutest. Kas meil on osaline tööaeg või täistööaeg?
Ma ei tea, mis sinu lepingus on kirjas. Mina võin öelda seda, mis minu lepingus on kirjas, et mina olen oma lepingut lugenud, et kahjuks mulle sinu lepingut ei antud, kuigi ma hea meelega loeks ka seda. Haarata võib. Kes ei tahaks teisi asju lugeda ja kursis olla? No kindlasti on neid inimesi, kes ei taha teiste asjadega kursis olla. Ma ei hakka siin nimesid nimetama. Aga ma arvan, et äkki meil on 75%, 0,75. Ma pendeldame seal kuskil vahepeal, et päris 8 tundi ei ole, aga samas teinekord on ka nii, et oled siin 10 või 12 tundi. Jaa, tuleb ette. Aga minul on ikkagi lepingus täpselt ära toodud, kui palju tunde nädalas mina pean töötama. Kirjutab Eesti Päevaleht ka sellest, et algas õppus Kevadtorm, siis Sotsiaalkindlustusamet on leidnud püsivad elamisruumid vähemalt 80% laeval Isabelle lühiajaliselt majutanud põgenikule ja 14 mai seisuga on Sotsiaalkindlustusameti lühiajalisel majutusel kokku 354 inimest. Me siin rääkisime mõni aeg tagasi, et nad peavad kuskilt lahkuma, pole kuskil elada, ja nendest siis 268 elab laeval ja keskmiselt saabub Eestisse nädalas 40 sõjapõgenikku, kes vajavad tuge lühiajalise majutuse saamiseks. Kirjutatakse ka sellest, et ministeeriumid peavad suve jooksul otsustama, mis töökohad lähevad kärpekirve alla ja suurelt on ära trükitud, et vähe on neid ametnikke, kes teenivad kuus alla 3000 euro. Et ükstapuha, milles ametniku lahti lased, see kokkuhoid on juba märgatav. Niimoodi 3000. Palju kokku hoida on, ei lugenud seda numbrit välja. Tead, siin on küll tabel hästi peenest trükis ära toodud, aga mul on vaja hirmsasti silmi kissitada, et ma ei hakka praegu neid silmi väsitama. Huvitav, kas ametnikud on tööl osalise või täistööajaga? Aga tõmbame pärast kõnet peale. Mis kell meil on aega enne kella 9? Ütlemegi lihtsalt, et me siit helistame ja seda küsime. Kui keegi teab, või meile WhatsAppi kirjutada 577889999, kas ametnik on tööl täis kohaga või poole kohaga? No kuidas need noored, kes on võetud nõunikeks saaksid olla täis kohaga, kui nad praegu gümnaasiumit lõpetavad? Äkki on ikka osaline tööaeg mõnedel? Kuressaare peatrassi joogivesi on ka viimasel ööpäeval E-kooli bakterist puhtana püsinud ning järgmiseks palutakse kõigis majapidamistes ja ettevõtetes lasta joogi veel vähemalt 5 minutit voolata, et eemaldada viimased torustikesse jäänud võimalikud bakterid ja maikuu eest vee- ja kanalisatsiooniteenuse arvet ei esitata. Ülla. Mõtle, kui esitataks. Et palun, meil on siin arve. Ma mõtlesin, et mul endal hõimlased ju elavad ka seal Saaremaal ja ka Kuressaares on neil kodu, aga nad vist minu teada ei ole praegu Eestis ja viibivad kuskil mujal. Et kui nemad tulevad nüüd koju ja ei ole saanud oma kraani veest seda 5 minutit lasta, et kas nemad ikka kraani avades saavad puhta vee või ei saa? Või peavad paluma naabril nüüd siis torud läbi lasta? Ja, kas nad äkki üldse on teemaga kursis? No teemaga ilmselt on nad küll kursis. Aga võib-olla see, ma ei usu ka, et nüüd on konkreetne toru mingis leibkonnal. Et just see toru tuleb tema kööki, et ilmselt see on ühine toru, kus see vesi on juba välja lastud. Ja aga sa mõtled see, mis seal on olnud, ütleme 2 nädalat, mingi hetkel, kus see vesi on tulnud mingisse kõrgusesse, eks ju, nii. Ja sa hakkad siis seda laskma, vaata kodus näiteks, kui ma tahan seda külma vett juua, ma lasen ka natukene joost, et vesi läheks külmemaks. Midagi on juba ees seal ju. Äkki see sama seisnud vesi on ka kuidagi seal lihtsalt ees ja siis ta tuleb, laseb lahti, tegelikult tuleb bakteripesa sealt välja. Marise hõimlased, andke teada WhatsAppi numbrile 577889999. Marise hõimlased ei ole praegu Eestimaal. Pühapäeva õhtul kukkus Viljandi vallas kokku 25-meetrine vaatetorn, mis oli valminud 16 aastat tagasi. Inimestele suleti vaatetorn juba 6 aastat tagasi ja tänavu ootas seda eesrenoveerimine. Õnneks vaatetorni kokkukukkumise hetkel kedagi läheduses ei olnud. Riigikogus läbis eile esimese lugemise perehüvitiste seaduse muutmise seadus, millega on tuleva aasta 1. jaanuarist lasterikka pere toetus 3–6 lapse puhul 450 eurot kuus ja vähemalt 7 lapse puhul 650 eurot kuus ja eelnõu kohaselt suureneb elatisabi 100 eurolt 200 eurole. See, mis seal toimub, ma nägin eile Twitterist, et Tõnis Niinemets tegi ettepaneku sellest teha üks tore dokumentaal, sest need päevad on ikka mõnusalt pikaks veninud. Juba õige pea 10. juunil toimub Isamaa suurkogu, kus valitakse erakonna esimees. Helir-Valdor Seeder ütleb, et ma pole veel otsustanud, kas kandideerin uuesti Isamaa esimeheks või mitte. Sa rääkisid eile sellest, et Aleksandr Lukašenka on kadunud ja isegi spekuleeritakse, et ta on läinud pikemale tudule. Aga ei ole läinud. Ei ole. Jala alla. Olgu, kas tuli kuskile välja?
Vist kuskil eile oli nähtud teda, jah. Hästi, sest see oli tema, mitte tema teisik, jah? Istus vist nagu vahakuju, ma vaatasin, et keegi oli vist ka nalja teinud, et see Lukašenko ilmselt on vahetatud nüüd teisiku vastu ja seda teisikut siis võeti Madame Tussauds vahakujude muuseumist. Et praegu hetkel muid variante ei olnud. Ja Eesti Päevaleht kirjutab ka sellest, et Lukašenka on nädal aega kadunud olnud ja oli ta siis Põduranna kohal 9. mai paraadil seal Moskvas. Aga pärast seda pole ta välja ilmunud ja väidetavalt on ta haiglaravil ja pühapäevasel noorte üritusel esindas teda peaminister, kes luges ette ka Lukašenka pöördumise, aga vaata, leht on trükitud eile õhtul, siis võib-olla on midagi ilmnenud, eriti kui sa, Rauno, oled vaadanud TikToki, siis sealt info levib kiiremini. Nii, Postimees kirjutab, et Varro Vooglaid liitub ERR-i nõukoguga, siis saab teada veel, et Tallinn alustab 4-kuulist ööbussiliinide katseprojekti, mis kestab 19. maist 17. septembrini. Käima pannakse 4 liini, mis sõidavad reedest pühapäevani ka öösel. Ja ööbussid läbivad suure osa linna sõlmkohtadest ning viivad inimesi Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele ja Põhja-Tallinna ning ka neist sihtkohtadest tagasi kesklinna. Ja ööbussiliinide sõiduplaanid pannakse mai esimestel nädalatel üles peatustesse, mida liinid läbivad ning siis Tallinna veebilehele, kellele info oluline, siis teab, kus selle kätte saab. Ja Ülemiste keskuse juurde ööbussiliini ei tule, et ei ole mingit lootust saada hommikul siia raadiosse bussiga. Et sa tuleksid tõusiga sinna kuskil Ülemistele ja sealt edasi bussiga. Viimase ööbussiga tuleks raadiosse ära hommikuks. Aga äkki tuleb, me vaatame pärast sealt kodulehelt, mis kell need liiguvad. Enamik laenulepinguid läheb lähikuudel veelgi kallimaks, kirjutatakse ja suuremate pankade hinnangul on pärast talvist vaikelu hakatud uuesti võtma eluasemelaene. Laenu intresse fikseerida aga ei taheta, kuigi Euribor tõuseb lähikuudel ilmselt 4%-ni. Ja keskmine kodulaen on üle 100 000 euro. Näiteks LHV keskmine kodulaen, mis antud selle aasta esimeses kvartalis on umbes 130 000 eurot ja LHV laenuvõtjate keskmine makse on 740 eurot kuus. Assaraks. Kommunaalid ka juurde tuleb ikka kulutada. Uskumatu, eks ole. Ei kujutaks, et põhimõtteliselt maksad suurema osa oma palgast lihtsalt ära. Swedbankis on laenusumma 120 000 eurot ja keskmine tähtaeg on 26 aastat ja SEB keskmine uus kodulaen selle aasta algul oli 113 000 eurot ja laenupikkus 27 aastat on ära toodud. Ja Õhtuleht kirjutab täna sellest, et Kevade Arnona tuntud mees läheb kohtu alla ja tegemist on juba teise korraga, mil Arno Liiver peab kohtu ees seisma. Ja 2018. aastal karistati teda 6-kuulise tingimisi vangistusega sõiduki juhtimise eest purjus päi ja talle määrati 15 kuu pikkune katseaeg. Libega jändamine tõi ikka endale ka viinapea juurde. Oleks pidanud vanemad vaatama ja eemal hoidma noore koolilapse.
Tallink Fitness pakub suveks 30 päeva kaarti ja 10 korra kaarti vaid 49 euro eest. Club One'i soodustus lisaks ei mingit liitumistasu ega lepingut. Tule trenni Tallink Fitnessisse Osmussaare 7. Vaata lähemalt tallinktennisekeskus.ee. Hommikuse liiklusinfo Retro FM-ile saad jätta mobiilirakendusse Waze. Ilmateadet toetab kauplusladu Depo. Kodule, aiale, remondiks. Kell 6:30 korraks võikame tagasi eilsesse saatesse, kui küsisime Eurovisiooni lauluvõistluse kommentaari spetsialistilt Olavi Pihlamäelt. Hetkel aga ilmast ja järgmine nädal on siis tõeliselt kuum periood Eestis. Sooja on päevasel ajal 27 kraadi. Kolmapäev, neljapäev selliseid numbreid näha on. Tänane aga teisipäev ilma pilves selgimistega ootis vihma näikesoht ja temperatuur on täna soe 12–18 kraadi. Ilmateadet toetab kauplusladu Depo. Depo, kõik et teha iga ilmaga. Sind äratavad Rauno Märks ja Maris Kõrvits. Tere hommikust. No vaadates lõpptulemust, siis kas tuleb varem öeldud sõnu süüa, et Supileem pani Eurovisiooni kinni ja kopsust lendavad tükid meeldisid žürii liikmetele nii väga, et Aalika sai 8. koha. Jah, ma ütlen, et kui nüüd meenutada laupäeva öiseid neid emotsioone, siis ma millegipärast olin soomlastega samal lainel, sest mu sõber, kes elab Soomes, ütles, et kell 2 oli selline karjumine linna osas, et kõik olid pettunud, kõik olid väga-väga pettunud ja ka mina olin pettunud, sellepärast, et ma oleks hea meelega näinud seda kiiksuga Cha-Cha-Cha laulu esimesena. Ja kui nüüd olla ikka päris aus, siis massid hääletasid selle ikka ülivõimsalt esimeseks. Aga siis tulid mängu juba žüriiliikmed, kes hakkasid, nagu öeldakse, siis nagu mõõtma grammi kaupa ja nemad panid muidugi esimeseks Rootsi ja lõppkokkuvõtteks Rootsi võitiski. Mitte väga suurelt, aga mitte ka liiga väikselt, et öelda, et see oli napp võit. See oli siiski võit. Ja mis mind muidugi üllatas on see, et kui publiku hääli oskasid Kihlveo kontorid peaaegu eksimatult ennustada, siis žürii hääli mitte niivõrd. Ja mis oli ju sel aastal täiesti erakordne, et lisandusid nõndanimetatud maailma hääled, mis koguti tervest maailmast kokku. Ja võt, siin on huvitav see, et siin sai esimese koha Iisrael, teise koha Soome, siis Armeenia ja siis tuli alles Rootsi. Nii et ega seda Rootsit nii väga siis publiku poolt ei armastatud, aga mis teha? Kui ikkagi žürii tõstab ta väga-väga kõrgele, siis ta lihtsalt seal kõrgel on. Ja ärme unusta ühte asja. Publik hääletab silmadega. Žürii peaks hääletama mõistusega. Ehk me ei hääletanud mitte lauljat, vaid me hääletasime laulu. Ja vaat sellest kohast võiks öelda, et jah, ega rootslased ju ei läinud mööda valet rada, nad võtsid laulu, mis kunagi on võitnud, nad soojendasid selle supi ülesse, siis puhusid tolmu pealt ära Loreenil, viskasid selle lavale, vananime rabeles seal, mis ta rabeles, aga näed, ära rabeles ja ellu jäi. Nii et siin keegi on isegi öelnud, et tema etnilisel kodumaal Marokos oleks ta ilmselt juba ammu kaameli vastu välja pääsetud, aga see on lihtsalt, nagu öeldakse, õel märkus. Nii et tähendab, see ei ole minu, ma räägin seda, mida ma kuulsin. Nii et see selleks. Aga mis on muidugi hämmastav, see, et soomlased elasid tegelikult ju ikkagi praktiliselt terve nädala võidu joovastuses. Näiteks see, et nad Helsingi peavaksali kujud riietati selle rohelise vestiga, see on veel üks asi, aga teine moment, mida lihtsalt öeldi, et laupäeval lõikasid paljud juuksurid käre ja soengut tasuta. Tule juuksuri salongi, me lõikame sulle käre ja soengu. Ütleme, ei hakanud Helsingisse sõitma ja
ma arvan, et mul ei oleks ka see sobinud. Olavi, kas on, oma korra segan vahel, kas on võimalik, siin spekuleeritakse, fännid arvavad, et Rootsile kingiti võit, et ABBA saaks tähistada järgmisel aastal 50. juubelit Waterloo laulu võidust? Ma millegipärast arvan, et ei kingitud midagi, aga võimalik on see, et siiski mitte žüriid kokku mängivad. Seda ma ei usu, et seda jälgitakse väga, väga siivsalt, et kokkumängu ei oleks, aga kuna tegemist on muusikutest koosneva žüriiga, igast riigist, eks ole, siis ilmselt need muusikainimesed natuke mõtlevad ühtemoodi, eks see ilmselt kindlustaski selle žüriide meeletu ülekaalu ja ega siis ka meie Aalika puhul, ma veel kordan, tegemist on lauluvõistlusega ja kui on selline helilooja, kes on võitnud Eurovisiooni nagu rootslane, on selline helilooja nagu Walter Hardy, kes on võitnud Hollandiga Eurovisiooni, siis temasse suhtutakse mõnevõrra võib-olla paremini ja ärme unusta seda, et teine väga suur liider Iisrael, ka selle helilooja on ju Eurovisiooni netaga võitnud, nii et seal esikolmikus on ju 3 heliloojat, kes kõik on, vabandust, Soome helilooja ei ole, aga esikolmikus on inimesi, kes on Eurovisiooni võitnud ja võivad muusikud žüriidest seda ka hindasid. Mis puutub nüüd sellesse Aalikasse, siis mina ei ole tema fännklubi liige, aga peab ütlema, et ta esines igati korrektselt ja ma ei taha nüüd öelda, et ta igalt poolt korjas hääli rehaga, ainult 12 punkti andis meile Läti, Soome, mitte ühtegi punkti žürii poolt, aga rahva poolt tuli ikkagi 6 punkti ära, olid need siis Soomes elavad eestlased või kes tahes, aga igal juhul nii need Aalika punktid kokku tulid ja ütleme, et esitus oli korrektne, kõik oli korrektne ja ütleme see koht, mis ta ikkagi sai, 8, see on igati väärikas, välja arvatud ainult, kes peavad vaatama peeglisse ja häbenema Kihvio žüriid, sest Kihvio kontorid ikka panid väga mööda ja kui ma nüüd oma selle eelmise jutu juurde, mida ma teisipäeval rääkisin, tagasi tulen, siis üks häbiplekk on ometi on selles, et ma ennustasin, et suurest viisikust ikkagi tõusevad need Inglismaa ja Saksamaa ja Hispaania ja Itaalia kõrgele. Itaalia tõusis kõrgele, sest Itaalia jäi ikkagi 4, aga vaatame tabeli lõppu, kes on 25. kohal, Inglismaa, kes on 26. kohal, Saksamaa. Nii et see on ikkagi mingil määral selline natukene mäng tulega, aga teisalt on seda kõik öelnud, andke ometi võimalus nendel 5 suurel võtta võrdsetel alustel osa Eurovisioonid. Eelvoorudes tekib juba publikul oma eelistus, kui ma näen ainult finaalis seda laulu, minu näpud ei tõuse hääletama. Et on veel liiga võõras ja tundmatu. Ei oska kuidagi siduda ja seostada. Tundmatu ja teda ju näidatakse ainult 1 minut, natuke tutvustatakse laulu, sellega ei saa nagu maitset suhu. Ja mis on Itaalia pluss, ta on ju suure lauluvõistluse, ta on ju Sanremo lauluvõistluse võitja, seda vaadatakse Euroopas väga, ja sellepärast Marco Mignoni oligi 4. Aga nüüd ma tuleks ühe asja juurde veel tagasi, et on küsitud, kuidas siis jumal hoid, kui sa oled Eurovisiooni võitnud, et miks sa sinna teist korda lauljana lähed esinema. Ma ei taha olla väga pealetükki ajaloos, aga esimestel aastatel, näiteks 56. aastal, kui võitis Liis Ässija, tema käis veel 2 korda, 57-58 võistlustel, jäi 8. ja tuli ka 2. ja järgmise aasta võitja Corey Broken sai 58. aastal lausa viimase koha. Nii et see, et võitjad tulevad tagasi, see ei kindlusta nendele võitu. Võitu on kindlustanud tagasi tuleb Johnny Loganile, kes 2 korda on võitnud lauljana ja 1 kord heliloojana oma ballaadidega, mis on suhteliselt sarnased. Nii et võivad öelda, et ka iirlased tegelikult soojendasid suppi ja mitu korda said võidu maitset nautida. Nii et ka Rootsil endal on ju neid lauljaid, kes on Eurovisiooni võitnud, nagu Carola,
kes 2006 jäi 5. ja Charlotte Nilsson, kes vahepeal läks mehele ja muutis nime Perilliks, 99 võitis ja 2008 18. koht. Noh, Loreenil läks paremini, esimene kord võitis ja teine kord, kui tuli, võitis samamoodi. Nii et tegelikult Eurovisiooni ajaloos on neid esinejaid, kes Eurovisioonile tagasi pöörduvad ja kes on kunagi võitnud küll ja küll. Ja punktid ja positsioonid on meil teada, aga kuidas selle show üldpilt oli? Oli see kõik hästi lavastatud või jättis midagi vajaka ka? Aitäh, tark küsija. Tahan sellest just rääkida. See, mida BBC tegi, see oli võimas. See oli väga täpne, see oli väga ilus ja ma iseäranis kiidaksin need interakte. No küll olid need lavastatud võimsalt ja maitsekalt, eriti mis puudutab Ukrainat, sellepärast et Ukraina ei saanud ju seda võistlust teha. Aga Ukraina esindus Liverpoolis oli ikkagi niivõrd võimas, praktiliselt kõik artistid, kes vähegi jalgadel püsisid ja kes said Ukrainast välja, olid Liverpooli tulnud, lavale pandud, said esineda, said väljendada seda vaimustust muusika vastu. Vaat siin me peaksime ütlema ühe asja, et ei olnud seal mitte nii, et kõik vehkisid kätega ja karjusid sõda, vaid see oli ikkagi muusikapidu, muusika, mis ühendab. Nii et see oli ikkagi inglastel väga-väga hästi tehtud ja kui tavaliselt Eurovisioonid tõepoolest kipuvad üle minema, siis esimene ja teine poolfinaal olid lausa 5 minutit lühemad. No see, et finaal läks üle, see ei olnud mitte korraldajate viga, vaid see oli see, et nende osavõtvate riikide žüriidega ilmselt ühenduste saamine võttis mõnevõrra aega, aga see kõik kokku oli väga-väga ilus, nii et siin ma annaksin korraldajatele absoluutselt 12 punkti. Nii et see jäid nädalavahetuse ja kogu selle lauluvõistlusega rahule lõppkokkuvõttes või siiski mitte? Ma jäin rahule selle korraldusega, ma jäin rahule showga, aga ma ütlen, et minu isiklik lemmik, kui nüüd tohib seda ka välja öelda, ei olnud ei Rootsi ega Soome, minu isiklik lemmik oli Iisrael ja sellele järgnenud Itaalia. Vaat nendega ma oleks mänginud esimest ja teist kohta, sest kui nüüd rääkida Iisraeli laulust, siis minu jaoks oli see täpselt see, mida Eurovisioon vajab. Seal oli meloodiat, seal oli rütmi, seal oli meeletud tants. See on täpselt see, mida kunagi Ruslana tegi, kui ta Ukrainale tõi esimese võidu Wild Dances. See oli see, mis pani, nagu öeldakse, vere keema. Ja Itaalia, ütleme, need ballaadid, need sulatavad hingi ikka alati, eriti kui itaalased need esitavad. Kuigi Itaalia lavastus oli, ütleme, mitte kõige maitsekam, aga laulis poiss hästi, laul oli ilus. Olavi, võtsite ka telefoni ka ja helistasite kellegi poolt, kes oli lemmik? Provokatiivne küsimus. Ma ei hääleta mitte kunagi, et pärast mitte hakata ennast süüdistama. Miks ma pidin selle raha küll raiskama? Kuigi isegi pensionarile see raha ei oleks olnud ilmselt ületamatu. Aga ei, ma ei helistanud. Ma mõtetes olin, nagu lugesin punkte ja mõtlesin, kes kuskil peaks olema. Aga ei, ma jäin rahule, ma jäin selles mõttes oli rahulolu mitte tulemusega, aga võistluse endaga. Jah, see oli hea, see oli ilus ja ma ütlen, et inglased, eelmine kord minu arust Rauno sa ju küsisid, eks ole, kuidas, BBC on ikkagi niivõrd juhtiv maailmaorganisatsioon telemeedias, et seal ei ole võimalik, et see asi kuidagi nässu läheb. Küsikski Nõmme pensionäri käest, et kuidas tundub, et kas Kääri ja tšaad intervjuu lõppu mängida on okei? Absoluutselt, sellepärast, et kui ma tahaksin öelda oma naabrite niisugust maitset, siis üks helistas, et ega Soome ei helista Soome poolt. Ma ütlesin, ei, ma ei helista ei Soome ega mitte kellegi poolt. Tema ütles, et midagi nii kohutavat ei ole olnud. Mina ütleksin selle peale, et selles laulus on niivõrd tugev kiiks, et esimesel korral see ei meeldi, teine kord ohoo ja kolmas kord juba lähed selle tša-tša-tšaga kaasa ja mida siis tänasesse hommikusse, kui päike paistab, mida võib veel tahta, kui sellist niisugust head kiiksuga laulu, vähemalt ta tekitab hea meeleolu. Ja saame Käärile kaasa elada, et ilmselt saab olema tema aasta väga äge. Ja ise ma lisan ka veel selle, et see Kääria lugu raadios mõjub hoopis teistmoodi kui teleekraanil ja ma soovitan inimestel, kes on näiteks autotes praegu panna raadiot kõvemaks.
Ja kindlasti vajutage kiiremini või tugevamat gaasipedaalile. Ei, see on väga vale soovitus. Hoidke, nagu öeldakse, tempot. aga no ütleme niimoodi, seekordne Eurovisioon tuli selline, järgmine kord on meile palju lähemal Rootsis, eks need rootslased hakkavad kindlalt mõtlema, mis linna siis see Eurovisioon viia, aga ABBA 50, miks mitte? Võib ka just Stockholmis olla. Olavi Pihlamägi, suur tänu emotsioonide eest ja head kevad jätku. Aitäh. Ja kuulame nüüd siis Käärijat ja Tša, see oli siis suur publiku lemmik lõppenud Eurovisioonile. Rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takan. Mielenkiintona pina colada ja rata. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ukkokuori on aika tuhota. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartun tuopista niinku. Ei, on olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ja mä jatkan kunnes ennen pysyt puolissa niinku. Muutama pina colada on jo takana. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parkettiin kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Niinku mä oon tulossa. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartun tuopista niinku. Ei, on olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes ennen pysyt tuolissa niinku. Nyt lähden tanssimaan niinku cha. Eikä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha. Toinen silmä jo karsastaa. Ja puhe samalta, kun tää toinen puoli must vallan saa. Cha. En oo arkena tää mies laisinkaan.